Sa peaksid saama polügaamiks, sest teenid rohkem raha. Jah, see on tegelikult tõsi fakt Ühendkuningriigis. Sinu maksuraha läheb meeste toetamiseks, kellel on mitu naist. Nüüd, ma ei pea sulle ütlema, kui palju probleeme sellega kaasneb, eriti arvestades, et polügaamia on ebaseaduslik ja ka seda, et sinu raskelt teenitud raha ei peaks minema mehele, kes on otsustanud mitte ainult ühte, vaid lausa 4 naist kuritarvitada. Me peame sellest rääkima, sest see muutub nüüd erakordselt vastuoluliseks. Siin võib üllatada kuulda, et maksumaksja rahast makstakse toetusi meestele, kes abielluvad mitme naisega. Ei, see ei ole liialdus. Polügaamia on siin Ühendkuningriigis ebaseaduslik. Aga kui oled abiellunud 4 naisega välismaal ja siis siia kolinud, võid saada kuni 78 000 naela toetusi, mille maksab kinni Briti maksumaksja. See on absurdne ja täiesti vale. Oleme juba öelnud, et lõpetame toetuste andmise välisriikide kodanikele. Täna teatame, et lõpetame toetused mitmele abikaasale. Meie sotsiaalhoolekandesüsteem ei saa olla kogu maailma jaoks sularaha automaat ega peaks toetama polügaamseid suhteid. Mõtlen, jah, kui sa mõtled selle peale, kui sa oled keegi, kes on abiellunud 4 naisega, mida see sinu kohta ütleb? Sa juba tead, mida see tegelikult tähendab. Ja sa mõtled endamisi, tead mis, kuhu ma peaksin minema? Võib-olla otsustad minna riiki, mis maksab sulle selle täiesti jälgi teo ja käitumise eest palju raha. Ja üllatus, see on Suurbritannia. Nüüd, ma tõesti tahan sellest rääkida, sest mind häirib see, et sa maksad endiselt tohutult makse riigile, mis on edukalt loonud sellise lünga, ilma et sa sellest teadlik oleksid. See häirib mind, sest ma usun, et meie maksuraha kohta peaks olema palju rohkem läbipaistvust. Alati, kui me anname nii palju oma raskelt teenitud raha valitsusele, siis valitsus peaks vähemalt meile teada andma, kuhu see raha läheb ja andma meile natukenegi sõnaõigust, kas sa ei arva? Ma mõtlen, see on ju üsna lihtne. Kui sa esitad oma makse, võiksid sa saada mingi dokumendi, kus saad märgida ära need kohad, kuhu oled nõus, et sinu raha läheb. Ja valitsus võiks valida neist 10 kohast 3, mille sa oled märkinud, kuhu nad sinu raha suunavad. Aga ei. Meil ei ole mitte ainult mingit sõnaõigus selles, vaid nüüd me rahastame ka neid inimesi, kes tulevad meie ühiskondi hävitama. Võib-olla ütlen ma midagi ilmselget, aga mees, kes on abiellunud 4 naisega, ei ole just see mees, kes sulandub kenasti briti kultuuri. Kas pole, mu sõbrad? Ei ole. Ja te teate, et see on tõsi. Te ei vaja mind seda teile ütlema. Kuulame seda. Polügaamia on Ühendkuningriigis ebaseaduslik, aga Briti maksumaksjate petmine, kui sul on mitu naist, sotsiaaltoetustel. See on ilmselt täiesti normaalne. Moslemi perekonnad hiilivad Ühendkuningriigi seadustest mööda, abielludes mitme naisega välismaal, kus see on seaduslik, ja siis lähevad lihtsalt tagasi Ühendkuningriiki ning taotlevad igaühe eest sotsiaaltoetusi. Ja nii tehes võib moslemi mees, kellel on 4 naist, saada aastas kuni 78 000 naela toetusi. Mis on rohkem kui 2 korda suurem summa, kui keskmine Briti leibkond pärast maksude maksmist aastas teenib. Jälk. Loomulikult on see kõige liialdatum number, mille nad leidsid, sest nad tahavad inimesi šokeerida ja ehmatada ning tõenäoliselt ei ole see summa tegelikult nii suur. Aga juba see, et ükskõik milline summa võib minna mehele, kes on otsustanud abielluda 4 naisega väljaspool Ühendkuningriiki ja siis tulla tagasi või saabuda Ühendkuningriiki, näitab, kui sügavalt korrumpeerunud see kogu süsteem praeguseks on. Nii et tundub, et moslemid ei taha elada Briti seaduste järgi, kuid on täiesti rahul, elades Briti maksumaksjate kulul. See on alati nii. Neil puudub huvi assimileeruda ja õppida erinevatest asjadest, mida meil on pakkuda. Pigem on nad palju rohkem huvitatud sellest, et võtta meilt kõike, mida vähegi saavad. Nüüd nende jaoks, kes arvavad, et polügaamia pole tegelikult suur asi. Räägime natuke nendest statistikatest selle kohta. Endine Cambridge'i ülikooli inseneriteaduste doktorant Nabila Phillips loobus oma õpingutest, et saada Londoni ärimehe Hassan Phillipsi teiseks naiseks mitteametliku islami polügaamse korralduse alusel. Hiljem võttis Hassan ka 3. naise. Suurbritannias võib olla koguni 20 000 mitteametlikku polügaamset moslemi abielu, hoolimata sellest, et 2 naise pidamine on Ühendkuningriigi seaduste järgi ebaseaduslik. 20 000 mitteametlikku polügaamset moslemi abielu. Nüüd on moslemi meestel polügaamia tõttu igalühel 20 naist. Sa pead aru saama, et see ei ole lihtsalt taktika maksumaksja raha varastamiseks. See on ka taktika ülevõtmiseks. Näete, neid ei huvita ainult see, et siia tuleks palju immigrante. Kui abiellud paljude naistega, saad palju lapsi, mu sõbrad. Väga palju lapsi.
ja kui sul on palju lapsi, mis siis juhtub? Saad kiiremini ülevõimu saavutada. Nii et te maksate makse, et rahastada neid mehi, kes ei usu teie ühiskonna väärtustesse, et nad saaksid abielluda piisavalt paljude naistega ja võtta teie ühiskonna üle. Ma ütleksin, et see peaks paljusid meist üsna vihaseks tegema. Kui me mõistsime, et selles saates saab meie täiskohaga töö, saime aru, et vajame sponsoreid. Aga ma olin kindel, et reklaamime ainult neid asju, mis on meie jälgijatele kasulikud. Oleme otsinud ettevõtteid, mis tõesti parandaksid teie elu ja Chapter oli üks meie esimestest valikutest. Teil pole vaja, et ma ütleksin, et Medicare on problemaatiline ja kallis. Ja see häirib mind väga, kuid just sellepärast Chapter eksisteeribki. Ja palun ütle mulle, et oled hakanud neid kasutama, sest nad aitavad sul valida plaani, mis tegelikult sulle sobib, mitte seda, mis nõustajatele kasulik on. Kasutajad säästavad keskmiselt üle $1100. Neile helistamine on tasuta. See võtab umbes 20 minutit ja võib säästa sind või su lähedast palju raha ja stressi. Nii et helista Chapterile numbril 610 680 37. See on 610 680 37 ja toeta pushbacki, kui sa juba helistad. Nüüd, kui sa tahad mulle öelda, Meiraga see tegelikult ei toimu. Miks sa liialdad? Miks sa ei kuula, mida neil öelda on? Polügaamiat harrastati Araabias enne islami tulekut, kuid naiste arvule polnud piiranguid. Islam piiras selle 4. Kui mees abiellub rohkem kui 1 naisega, nimetatakse seda polügüüniaks. Mina olen Tulnud koosolekule. polügaamia või polügaamia? Polügaamia või polügaamia? Kas keegi teab, kas see on tüdruk või poiss? Pika aega. Pole ammu näinud. Hea sind kohata. Sina ka. Ja see on siivu naine. Mashallah. Hea. Huvitav, kas tal on aimugi, kuidas ta välja näeb, sest minul ei ole. Mis on peamine põhjus, miks sa tahad minna, miks sa otsid teist naist? Pole mingit muud põhjust peale selle, kui keegi välja ilmub. Jah, kui keegi loeb mõnda jumala raamatutest, olgu see siis piibel või koraan, on seal täiesti selgelt kirjas, et see on lubatud. Ja see on alati olnud lubatud. Miks sa loed piiblit? See on lubatud. Kas pole tore temast, et ta lubab tal rääkida? Mitte selleks, et näha, kes räägib, vaid lihtsalt selleks, et lubada tal rääkida. Talle võiks anda tahvli. Aga siin on tal väga imeline abikaasa, kes ainult katab ta kinni. Aga tegelikult, kui see käsk tuli, pidid paljud mehed tegelikult paljudest naistest lahutama. Ja paljud inimesed mõtlevad, miks sa selle üle õnnelik oled, sest mees saab endale naise ja mida iganes, aga mida sina sellest saad? Aga minu jaoks pole see seotud abistamise või millegi sellisega, sest mul pole abi vaja, mul pole midagi vaja, ma olen õnnelik nii, nagu me oleme. Aga peamine on see, et ma tahan taas elustada midagi, mis on hääbumas. Ma tahan järgida islamit. See on minu arvamus. Ja kui neil on sellega probleem, aga nad nimetavad end moslemiks, siis on neil endas vastuolu. Igal ühel on oma iseloom, tead. Igal ühel on oma iseloom ja leida kedagi. Ma mõtlen mitte, et meil oleks aimugi, mis suletud uste taga toimub, aga ta oleks mees, kellel oleks väga hirmus vastu rääkideks. Kui mu abikaasa mulle kohe alguses polügüüniast rääkis, mõtlesin, et jah, ma võin seda meest usaldada. Ja see tekitas minus veel suurema soovi temaga abielluda. Ma tean, et see võib kõlada rumalalt, tead, kui mõelda, et ta tahab polügüüniat, aga tegelikult see kõlab nagu väärkohtlemine. See ei kõla rumalalt, see kõlab nagu väärkohtlemine. See kõlab nii, nagu see mees väärkohtleks sind ja sind on sunnitud rääkima, kuidas sa oled sellest nii elevil, sest ükski normaalne naine ei ole tegelikult elevil teise naise toomisest oma abielusse. see tekitas minus rohkem huvi, sest ma mõtlesin, et tead mis, kui see mees suudab seda algusest peale tunnistada, siis pole mul millegi pärast muretseda. See näitab, kui tõsine see väärkohtamine on, et ta on valmis tegelikult ütlema, ei, sellepärast ma temasse armusin, sest see on see, mida tema tahab. Ma armusin temasse sellepärast, see on see, mida mina tahan, see on see, mida mina tahan. Ja ei, ma ei arva, et on liialdus öelda, et need inimesed tõesti tahavad tuua selle koos šariaadi seadusega meie ühiskondadesse. See ongi tegelikult see, mida nad tahavad. Minneapolis linnaosa. Kas sa tunned end mugavamalt? See ei ole ainult Ühendkuningriigi probleem, see on Ameerika probleem ja ma ei lõpeta selle ütlemist enne maailma lõppu. See on probleem kõigile, kes usuvad mingisugusesse vabadusse väljaspool šariaadi seadust. Nad tulevad meie järele. Kas sa tunned end mugavamalt elades Ameerika seaduste järgi või šariaadi seaduste järgi? Šariaadi seadus. Ma olen moslem. Ma eelistan šariaadi seadust. Šariaadi seadus. Ja. Sa eelistad šariaadi seadust Ameerika seadustele? Muidugi, jah. Näete, mu sõbrad, need inimesed eelistaksid abielluda 4 naisega, selle asemel, et teha seda, mida meie teeme. Armastada ja hoolitseda ühe inimese eest, kellega oleme abielus. See ongi see, mis toimub. See ongi see, mis praegu toimub. Maksumaksja raha kulub sellele Ühendkuningriigis.
see ootab Ameerikat ees, kui Ameerika midagi ette ei võta ja ausalt öeldes, kui ka Ühendkuningriik midagi ette ei võta, sest kuulge, hakake vastu, astuge vastu, lõpetage see. Ärge makske selle sissetungi eest, see juba toimub, ärge rahastage seda. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.